Attention! Ai, vale start ja selle stardi autor on rada number 9 ja see on meil Katariina Johanna Järvsoo ja 4. korda võtab tänase võistluse peakohtunik Piret Piiroja selle kollase torbiku ja viib areenile. 2 vale starti tähendab ühe sportlase puhul võistluselt diskvalifitseerimist ja siin ei saa Katariina Järvsoo enam lubada endale teist eksimust, aga oleme uuesti valmis. Prepare for your race, please. Ready? Attention! Ja arvuti näitab, et nüüd täiesti vigadeta on see sõit läinud kenasti käima ja jällegi tasub vaadata, mida teevad sportlased nüüd keskmistel radadel, masinad 6, 7, 8, 9, sest sinna on paigutatud eelsõitude põhjal kõige tugevamad tegijad ja Liisu Mittist päris mitu korda on siin ka juba räägitud. Liisu, jah, õige, siin eelsõitu muidugi polnud, aga siin on teatud selline varasemate tulemuste paigutus, nii et jah, siin natukene eksisin, vabandan selle pärast, aga Liisu Mitt, mullune võitja on praegu siis 3. positsioonil. Grete Altoa Pärnu Sõudekeskus Kalevist on seda sõitu läinud tugevalt juhtima ja võrdluses ka siin Pärnumaa meistrivõistlustega siis aegade võrdluses oli Altoa seal kiirem. Nii et Altoal on suurepärased võimalused tõusta esimest korda võistluse ajaloos ka alfavõistluse võitjaks. Ja praegu teeb ta kõik selleks, et see nii ka läheks, sest et kõige karmimad konkurendid on juba peapaadi pikkuse võrra jäänud tahapoole, eelkõige rada number 6, Liisu Mitt, varasem 2-kordne võitja, keda siin võib poodiumil ennustada ja Altoa tegemisi ka masinal number 12 arvuti ja kaamera pilt jälgivad. Mitt on tõusnud nüüd teiseks ja 500 meetrit on jäänud minna ja vaatame temposid. Mittil 500 tempo 1.40, Altoal 1.39. Nii et praegu võib öelda, et sisuliselt võrdselt liiguvad, kui nüüd Mitt ei suuda oma tempot tõsta ja Altoa vastu minekut parandada, siis läheb keeruliseks, aga pigem on Miti tempo praegu Altoale jäänud alla, seal tõmbes ei ole nii palju jõudu sees kui veidi nooremal Altoal ja kas Altoa läheb nüüd siin naiste trooni peale sinna kõige kõrgemale astmele ja võtab selle sõidu valitsejanna tihti, no selles on kindlasti põnev intriig selles loos sees ja siin, kes on 3. positsioonil, no Kadri Vilbaste, Pärnu Sõudekeskus Kalevi tegija on kõval positsioonil ja tuntud sisesõudjana ka omab suurepärast ja võimalust siin poodiumile tõusta, aga kas Grete Altoa suudab Liisu Mitti vastu hoida nüüd viimased 200 meetrit sama tempot, aga Altoa tempo on natukene hakanud kukkuma seevastu ja Miti tempo on läinud paremaks, kiiremaks ja siin kas nüüd on piisav, kas see 120 meetrit on piisav, et Mittil võtta Altoa nii-öelda skalp seal lõpumeetritel 1.42 versus 1.38, no Miti tempo on märgatavalt parem, tema minek on tugev 9 meetrit kaotusseisus Altoa vastu, aga enne tuleb päästa, finišijoon vastu ja palju õnne, Grete Altoa 3.18,2, Liisu Mitti vastu 3.19,5. Esimest korda alfavõistluse naiste arvestuses võidab Grete Altoa ja saab seega kindlasti ka võistluse ajaloo võitjate tabelisse sisse kantud. Tänase võistluse 3. suurepärane tulemus 3.21,7 Kadri Vilbastelt, nii et ka see oli väga põnev võistlus. Ei saaks öelda, et Grete Altoa nii kõva sõit oli üllatus, sest et ka varem on ta väga hästi ergomeetril liikunud ja tema osalusel kindlasti ka püütakse formeerida, moodustada siin suvel nüüd mingisugune tugev.